Tere! Täna räägime siis lümfisüsteemist ja vaatame, kuidas seda oleks võimalik toetada. Lümfisüsteem on teatavasti siis meie organismi kanalisatsioon ja ta koosneb mitte ainult lümfisoontest, lümfikapilaaridest ja lümfisõlmedest, vaid nagu selgub ka terve rakkudevaheline vedelik on osa sellest organite süsteemist. Ja strateegiline roll siis selles süsteemis on lümfisõlmedel, mis siis selekteerivad välja sisse imetud rakkudevahelisest vedelikust siis toksiinid eeskätt. Ja loomulikult ka siis bakterid, seened, algloomad ja selle tulemusel siis rakkudevaheline vedelik puhastub ja kui me näiteks joome sellist bioomastatud vett, siis öeldakse, et 1,5 liitrit päevas korallivett, siis me umbes 3 kuuga selle rakkudevahelise vedeliku nagu peseme läbi. Nüüd juhul, kui lümfisõlmed kipuvad ummistuma, aga ummistuvad nad tavaliselt siis bakteritest ja seentest, ülekasvanud pärmseen teatavasti moodustab võrgustikke, et need ei ole ühekaupa enam. Ja selle tulemusel võib siis rakkudevaheline vedelik muutuda tõeliseks selliseks nagu solgineevaks ja öeldakse, et kuskil 85% kehatoksiinidest on sel juhul rakkudevahelises vedelikus ja kui osas lümfisüsteemist. Nüüd teine tähtis teadmine on see, et lümf liigub alati alt üles ja seetõttu ka massaaž peaks olema alt üles. Pikki jäsemeid üles, pikki kõhtu, selga, rinda üles. Kaela piirkonnas see peaks olema tagant ette ja pea peal juba ülevalt alla. Kui me teeme seda nüüd vastupidi, näiteks näomassaaž peaks tulema ninast kõrvade suunas, jah, vot niimoodi. Et kui me teeme seda vastupidi, siis me võime vigastada neid klappe, mis on lümfisoontes, mis siis alt üles liikudes nii-öelda tekitavad sellised vahesulgumised, et lümf tagasi ei langeks. Ja lümfisüsteemi korrashoiu kõige selgemaks või paremaks garantiiks on loomulikult siis tervislik liikumine. Ja sest lümfisoonte ümber on igal pool kõikvõimalikke lihaseid ja kui need lihased nüüd kokku tõmbuvad, siis nad suruvad ka lümfisoontele ja sellega panevad lümfi nagu alt üles käima. Nii et lümf võib olla meil vedelam, võib olla paksem, võib olla täitsa nagu jäigastunud ja sel juhul muidugi tekib üleüldine toksikoos. Nii et kui me räägime puhastumistest, organismi regulaarsetest puhastamistest, siin paar korda aastas nii antiparasitaarsetest kui ka siis detoksidest, siis me räägimegi lümfi ja lümfisõlmede puhastamisest eeskätt, aga muidugi eraldi meil on lisaks veel organite puhastused. No näiteks doktor Olga Butakova ütleb, et ei ole mõtet teha mingit lümfipuhastust, kui maksas elutsevad maksalutikad ehk lamblad. Et need tuleb sealt kõigepealt kõrvaldada, kas siis 1 kuni 2 või 3 kuuga ja siis minna nagu lümfi juurde. Teiseks, me saame lümfipuhastuse lisada alati oma radikaalsele detox-programmile 2 Colavada Plus, et me lihtsalt lisame sinna siis kelpi ja lagritsa juurt. Lagritsa juur siis teatavasti vedeldab lümfi, nagu ta vedeldab ka hingamisteede haiguste puhul lima, röga, eks ole. Ja kelp on siis meie pruunvetikas, nii nagu on seda ka näiteks meil siis alfa-alfa ehk lutsern, nagu on seda siis meie Colavada Mix, valge kaoliinisavi,
Nagu on seda ka korallipulber loomulikult. Nii et need on kõik need sorbendid, mida me peale lümfi vedeldamist siis võiksime sisse võtta, et siis nad aitavad nende toksiinide nagu väljaviimist. Sest lümf läheb liikuma, me nii-öelda drenažeerime teda. Nüüd lisaks liikumisele, tervislikule liikumisele on mõningad eriharjutused, mida ma soovitan. Üks nendest on siis püsti seistes kandade tõstmine ja vastu maad põrutamine. Tõstmine niimoodi 2-3 sentimeetri kõrgusele, et ära ei löö ja siis tempos 1 kord sekundis. See on paras tempo selleks, et need lümfilüüsid jõuaksid nagu üles põrgatatud lümfi nagu sulgeda, oodates siis järgmist nagu põrgatust. Nüüd veel parem samalaadne harjutus on batuudihüpped, põrkamine siis batuudi peal. Nüüd väikevaagna lümfi, kus on väga suured veresooned ergastamiseks, on soovitav näiteks põrgatada tuharaid vastu maad. Leida selline kükakil või istuli asend, kus me saame jällegi parajalt kõrguselt neid tuharaid vastu maad nagu põrgatada. Edasi ma olen lugenud, et tegelikult veel efektiivsem kui lihastöö on tegelikult kõhu hingamine, sest kõhu diafragma kui meie kõige suurem diafragma, ta masseerib meil kõhuorganeid ja samal ajal ta on ka suurim lümfipump, mis liigutab lümfi alt ülesse. Pluss ta veel, eks ole, rahustab meid, sest ta aktiveerib parasümpaatilise närvisüsteemi. Nii et ta 3 organite süsteemi korraga nagu toetab, nii et õppigem hingama alates alt kõhust. Nüüd muidugi on veel erinevaid meetodeid, kuid üldine skeem on selline, et kui me algul lümfi vedeldame, paneme ta käima, võtame sisse diureetikume, näiteks nagu on seal Petersell, meie lümflow tootes sealhulgas, siis mustsõstralehed, eks ole, lagrits, ma rääkisin, raudrohi, kibuvits, kaer ja muidugi vesi. Et siis umbes, kui me oleme joonud näiteks kuuma lagritsa teed, näiteks täiskasvanul Olga Butakova soovitab 2 tabletti või kapslitäit panna sinna kuuma vette ja juua ära lastel 1, eks ole. Ja umbes siis tund aega hiljem nüüd juua peale sorbenti tund aega hiljem, milleks võib olla siis seesama meie pruun vetikas ehk kelp, eks ole. Ja süüa alles kuskil paar tundi hiljem, nii et ja sama on soovitav teha ka enne sauna, isegi 3 tundi enne sauna näiteks me võime juua siis sellist 2-tabletilist kuuma lagritsa teed, kas siis natukene lahjemat klaasi peale või rohkema peale. Nii et selleks ajaks, kui me sauna jõuame, siis lümf on vedeldunud ja meie higinäärmed ja muud piirkonnad saavad siis jõudsalt eritada neid toksiine, mida lümf on endasse haaranud. Nüüd lümfiga on huvitav see, et kuigi ta ühelt poolt liigub alt üles siia ühelt poolt siia suurde lümfisoonde, kuid teiselt poolt siin on ka suur veen siin randluu all. Nii et lümf on väga tihedalt seotud ka see vedelik, mille ta on ära puhastanud, väga tihedalt seotud ka verega. Ja kui osa ainetki läheb ka veel verre, siis omakorda maks venoossest verest puhastab ka need jäägid sealt välja. Ja lümf on selles mõttes väga unikaalne, et lisaks neerudele ja soolele, ta on siis ainus selline organ või organite süsteem, mis saab eritada oma mürke läbi limanahkade, läbi organismi limanahkade. Ja need limanahku on siis kuskil 8 tasandit. Kui me hakkame alt üles tulema, siis esimene selline
eritamispind on siis naistel tupp ja meestel kusitli, eks ole. Ja kui meil seal tekivad eritised, tekivad valud, tekivad krambid, siis järelikult on seal tekkinud juba esimesed ummistused. Ja muidugi koos lümfiga tuleb loomulikult hoolitseda ka eriti just maksa ja soolte ees, sest järgmine limanahkade väga suur pind ongi sool, kus on tuhandeid lümfi sõlmi, mis on avatud siis soole suunas ja kus siis lümf eritab oma toksiine otse soolde, et sealt siis saab nad välja viia. Edasi tulevad higineäärmed, eeskätt siis kaenlaalused ja siin on väga suur oht, et me deodorantidega ummistame need higineäärmed lihtsalt ära. Nüüd on leiutatud veel mitte ainult ööpäeva pikkuse, vaid ma ei tea, nädala pikkuse mõjuga deodorant, et see on täielik selline enesekahjustamine. Et kui me isegi kasutame mingit deodorante, siis mitte üle 6 tunni kestvaid, et seejärel lasta neil puhastada ja lasta neil nagu hingata. Edasi tuleme jälle ülespoole, on meil siis bronhid. Kui seal on meil ummistusi selles piirkonnas tekivad bronhiidid, eks ole, hingetoru haigused, traheiidid, tähendab toimuvad, mis tekivad tursed ja paistetused, põletikulised tursed ja paistetused. Et see on enamasti kõik lümfi ummistumisest tingitud, nii nagu kõik laste hingamisteede haigused on tingitud lümfi ummistumisest ja seal tulebki kohe rakendada nüüd seda lagritsa juure teed ja kelpi teed, nagu ma enne kirjeldasin, niimoodi tunniajaliste vahedega ja teha seda 3 korda päevas, seal vähemalt 12–14 päeva. Edasi muidugi kõri piirkond, siis kurgumandlid, kellel on nad välja lõigatud, siis jällegi suur filter on minema viidud meie organismist ja lõpuks ka nina siis ülevalt, mis siis ka eritab siis rohkelt seda mürkidega täidetud vedelikku. Kui nüüd vaadata veel võimalusi lümfi puhastamiseks, siis veel üks asi, näiteks kui lümfi sõlmed on ummistunud juba totaalselt kandiida või pärmseenega, siis lümfisüsteem, ta ei suuda ja ta ka ei taha seda edasi suunata, sest see ummistas kogu tema süsteemi alt üles välja ja ta lihtsalt suunab selle läbi naha. Olga Putakova on sellest pidevalt rääkinud, et kroonilised nahahaigused seal on juba akne, eks ole, ja alates aknest ja kuni psoriaasi ja teisteni välja seal, aga ka lihtsalt punetised ja näiteks näo peal pigmendilaigud jällegi näitavad, et siin on mingisugused ummistused. Ja kui me nüüd nägu masseerime vales suunas, mitte ninast eemale, vaid nina poole, siis pärast massaaži nägu võib olla üles paistetanud. Et see on üks tunnus, et on valet pidi ja paljud massöörid ei ole kursis selle Hispaania ehk lümfimassaažiga, mida tuleks teha, lasta teha endale lähemalt paar korda aastas. Lümfi paistetuste ja tursete puhul mitte mingil juhul ei tohiks neid piirkondi soojendada. Seda jällegi valesti mõnikord tehakse. Ja on kasulik nii saunas peale vanni siis ka sellise pehme või jäigema harja või nuustikuga hõõruda ennast alt üles. Kohe mitmeid kordi, 10-15 korda, eks ole, pikki keha. Ja see ülaosa siis, nagu ma ütlesin, on kaelaosa niimoodi ja peaosa, sest siin enam lümfisõlmi ei ole, siin on sellised nii-öelda lümfijärved, kust lümf uuesti siis valgub alla tagasi. Ja sellega ongi tundub, et sellised põhilised abivahendid
nimetatud, nii et tuletame veel kord meelde tervislik liikumine, liigutada kõiki kehaosi. Näiteks nagu mina teen seda oma väe- ja mõnuvõimluses, tõesti me kõik kehaosad väga mõnusalt ja põhjalikult töötame läbi selle tunni ajaga nii pikali istudes kui ka lamali. Teiseks siis kõhu hingamine, eks ole. Ja nüüd meie tooted, kui me räägime mitte ainult koralliveest ja me mainisime siin Colavada miksi, seda valget kaoliinisavi. Ja me mainisime ka meie väga head lagritsajuurt, siis meil on ka eritoode olemas. See on meil Lymphflow. Ja mida see Lymphflow siis tema teeb? Ta on spetsiaalselt siis tehtud selline segu, mis ühelt poolt paneb nagu lümfi käima, aga lümf viib välja mitte ainult toksiine ja mitte ainult seal bakterite ja algloomade ja seente poolt eritud toksiine ja ka neid endid, vaid ta viib välja ka meie tursed, ta viib välja ka üleliigset vett rakkude vahelisest vedelikust. Ja need komponendid, mis seal nüüd on, need kirsivarred, eks ole, need mustsõstralehed, eks ole, hibiskus ja petersell, et ühelt poolt nad siis ergutavad seda väljaviimise protsessi, eks ole, ja teiselt poolt nad kaitsevad ka neid lümfi ja veresooni, et need oleksid nagu elastsed ja laieneksid ja nii edasi. Nii et sellise kompleksi puhul võivad tulemused olla väga kiired ja väga dramaatilised heas mõttes. Nii et igal juhul soovitan seda toodet proovida eraldi. Pluss siis Colavada, pluss kelp ja lagritsajuur, nagu ma ütlesin, selle kohta on meie brošüüris organismi puhastamine täpsemad kogused toodud ka. Ja siis muidugi takkejuur ka, mis puhastab meil, viib toksiine välja ja puhastab verd, eks ole. Et see on ka selline külgnev üks tooteid. Nüüd väga tähtis on veel lõpetuseks see, et kui me oleme nüüd teinud seda lümfi vedeldamist ja erutamist ja teiselt poolt siis viinud sisse sorbendid, siis sorbendid viivad välja ka mineraale ja vitamiine soolest ja ka meie mikrofloorat, nii et pärast seda tuleks kindlasti neid täiendada, kas siis meie aktiviini, meie teiste komplekssete toidulisanditega, Altimeediga näiteks või spiruliinaga näiteks, kus me taastame selle mineraalide, vitamiinide hulga ja teiselt poolt me peame toetama uuesti oma mikrofloorat, eks ole, me võtame oma superfloorat pärast seda toetuseks sisse. Ja siis pluss need eriharjutused, mida ma mainisin. Nii et tõesti võtkem lümfisüsteemi väga tõsiselt. See on üks meie võtmesüsteeme, sest mitte ainult vere kaudu, vaid just lümfi kaudu toimub rakkude vahelise. Ja ta aitab kaasa loomulikult ka ainevahetusele, mitte ainult toitainete sisseviimisel rakkudesse, vaid ka laguainete väljatoomisel, sest kõik see toitainete sisseviimine käib ju samuti läbi rakkude vahelise vedeliku ja mida puhtam see on, seda tervislikumalt ja loomulikumalt see nagu toimub. Nii ja sellega ma täna lõpetaksingi, nii et suur tänu, et kuulasite ja jälle kohtumiseni mõnes järgmises videos.